kindel, et igaüks teie seast on väga hea kristlane, palvetab, käib regulaarselt missadel, võib-olla mitu korda nädalas. Miks tuleb see järeldus? No sellepärast, et kui seda ei oleks, miks te vaatate siis seda videot? Kindlasti te tahate rohkem olla koos Jumalaga. Lugedes tähendamissõna kadunud pojast, mõtiskleme selle üle, mis juhtuks siis, kui mina või keegi teie seast loobuks käimast kirikust, loobuks palvetamast. Muidugi ma ei kutsu, et te prooviksite seda teha ja vaadata pärast, mis võiks juhtuda. Aga lihtsalt meelde sellest, kas midagi muutub teie elus, kas te olete samasugused inimesed või midagi hakkab toimuma teiega, mis teile ei meeldi. Lihtsalt meelge sellest, sellepärast et võib juhtuda, et me teeme kõik neid asju, mida me peame tegema. Palvetame, käime kirikus, aga elame Jumalalt kaugel. Mõlemad poisid, mõlemad pojad elasid selle isa kaugel. Vaatamata sellele, et üks midagi ütles sellele isale, teine ei öelnud mitte midagi ja alles siis, kui see teine tuli tagasi, hakkas vaidlema oma isaga, aga nad mõlemad elasid isal kaugelt. Võib-olla ka meie elame. Seepärast on väga tähtis mõtiskleda selle üle, mis toimuks, kui homsest päevast mul ei oleks võimalik või ma ei tahaks või ma ei käiks kirikus. Pandemia ajal mõned inimesed võib-olla kasutades seda võimalust loobusid käimast kirikust. Kas midagi muutus nende eludes? Ma lihtsalt ei ole kindel. Nad elavad nii nagu elasid. Võib-olla kui mina ei käiks kirikus, siis ma elaksin nii nagu tavaliselt. Rohkem aega pühapäeval oleks argipäevadel, kui ma palvetan. Jälle ma ei kutsu. Aga see on niisugune, peab olema niisugune mõtlemine. Miks Jumal, Jeesus Kristus on minu jaoks tähtis, et ma käin kirikus? Kas on tähtis või ma otsin midagi muud või ma olen harjunud selle olukorraga? Ma pean otsima võimalusi ohverdada midagi Jumalale. Ja siis ma näen, kas ma suudan seda teha. Kasutades juhtumit, kutsun teid osalema ekstreemsel ristiteel. See on väga hea märk. Kas ma elan Jumalaga või ilma temata? Võib-olla ei suuda käia 42 kilomeetrit, kui ma elan ilma Jumalata. Mul on võib-olla raske, aga ma võin hüüda, Jumal aita mind. Ja ma näen, et Jumal on tähtis mulle. Ma tahan olla koos temaga. Ma näen, kuidas ta aitab mind.